Tänavune talgupäev Teeme ära tuleb veidikene teistmoodi, kui võib-olla oodata oskaks. Tänavu on 3 suurt märksõna ja need on kriisideks valmistumine, unistamine ja raamatute jagamine. Nii et peale reha viibutamise saad sa keskenduda ka 3 suurele teemale. See on juba 18. aasta. 2008 olid Eesti esimesed suured koristustalgud. 2009 inimesed entusiasmi täis, tahaks jälle midagi teha, siis olid mõttetalgud, et mida siis teha. Ja siis hakati järjest tegema, et nüüd juba siis 18. korda. Üks suund Teeme ärast on liikunud globaalseks, üle 200 miljoni inimese peaaegu kõigis riikides on käinud maailma puhastamas ja koristamas, aga talgupäev Eestis iga aasta maikuu 1. laupäeval toimub ka sel aastal. Aga nagu mainitud sai, on tänavu ka 3 suurt teemat luubi all, millest esimene kriisideks valmistumine. Selle talgude mõte on nagu see, et just kogukonna tasemel aidata veelgi rohkem kriisideks valmistuda ja selleks on ka see teema kerksuskeskused, et kogukondadel, kellel veel ei ole, oleks siis koht, kus ükskõik millise kriisi ajal oleks koht, kus saaks infot, nõu ja abi. Asjad hakkavad hästi lihtsatest asjadest pihta, et kõigepealt ikkagi on nagu vaja kohta, kuhu üldse saab koguneda, kus inimesed ka kogukonna tasemel teaksid, et see on piltlikult öeldes meie rahvamaja. Kui on mingi kriis, infot ei ole, elektrit ei ole, lähme sinna, sealt saab infot ja tegelikult hakkabki sellistest hästi lihtsatest asjadest pihta, et teada, kuhu tulla, saada sealt esmane info ja kui see on juba käima lükatud, siis saab neid järgmisi võimekusi sinna peale ehitada. Uus ja väga hea mõte on raamatute jagamine, sest raamatud on ju üsna kallid, kuid lugeda armastavad väga paljud. Meil on raamatu aasta ja et inimesed saaksid päriselt midagi oma kättega talgu korras ära teha ja et sellest pärast ka ühiskonnale kasu oleks, siis me kutsume üles sel aastal valmistama raamatu jagamise kappe ja kutsume üles ka panema nad avalikesse kohtadesse välja, et inimesed, kes näiteks seda konkreetselt kappi, mis nüüd valmis täna öösel ja Metsküla kooli lapsevanema Asko Linno käe all, see läheb üles Virtsu põhimaantee äärde, et kõik, kes suvel saartele sõidavad, saavad seda kappi külastada ja siia siis panna oma raamatu, mis ta on kodust kaasa võtnud ja võtnud siit vastu. No oletame, näed, et sa oled maailm ja mõnda Aafrika teemalise raamatu läbi lugenud, tood selle siia kappi ja võtad asemele sipsiku oma lastele. Need joonised muideks on ka leitavad teemeära.ee veebilehel, aga igaüks võib teha ka täpselt sellise, nagu ta ise soovib. Aga 3. märksõna unistamine, millisesse päeva ossa see küll 3. mail mahtuda võiks. Tundus, et see kevad on nüüd see hetk, kui tuleb ennast kokku võtta, teha päeval talgutööd, koos talgusuppi süüa, õhtul sauna minna, aga selle kõige käigus ka mõelda selle peale, et millises Eestis me tahaksime elada aastal 2050. See on hästi oluline, kuna ka talgupäeva teema on siin, kriisid on läbi käinud, meil on neid kriise kuidagi ümberringi, aga mõtleme korra kriisidest üle, mõtleme, mis meil tänases päevas on head, mida me tahame siit tulevikku kaasa võtta ja minu meelest väga tähtis asi on just see 3. mai puhul, et panna see unistus ka kirja, sest ma olen ise näinud just selle sama Teemeäraga seoses, et aastal 2007 augustis, kui 4 inimest Tallinna kohvikus mõtles, et võiks Eesti natukene puhtamaks koristada, millest mõttest siis sündis Teemeära, siis seal laua taga oli Kadri Allikmäe, kes pani selle mõtte kirja ja tänu sellele oleme me täna 18. korda talgu kevades tegelikult. Igaks juhuks hoiatan kõiki unistajaid ette, teie unistused võivad täide minna. Niisiis selle aasta Teeme ära talgupäev on maikuu 1. laupäeval 3. mail.